Hea metsaomanik, kas sul hooldusraie on tehtud? Kui on, siis on ju kõik väga hästi, aga kui ei ole, siis tasuks sellele kindlasti mõelda, sest hooldusraie, jah, ta võtab su pangakontolt küll raha, kuid see on ju ikkagi tulus investeering. Ja kui sa veel ei teadnud, siis hooldusraie tegijad toetab Erametsakeskus lausa rahaliselt. Jarro, mis asi on hooldusraie? Hooldusraie on metsakasvatuslik võte, mille kujundatakse puistu vanuseline ja liigiline koosseis. Et see oleks siis ühtlane ja kui soovitakse näha kaherindalist puistut, siis seda ka kujundatakse hooldusraie käigus. Kes seda tegema peavad ja millal seda tegema peaks? Otsest kohustust sellega ei ole ja seda teeb või siis tellib metsaomanik ise oma metsale, kui tal on soov. Töid saab tellida kas kohalikust metsaühistust, metsaettevõttest, ta võib neid töid ka ise teostada. Ja kõige parem aeg seda teha on vara kevad, täna on ju veidi hiline aeg, kuna on pesitsusaeg kätte jõudnud, või siis hilis sügisel, kui lehed on langenud ja lund veel tulnud ei ole. Kas hooldusraied on ka siis, nagu ma aru saan, erinevad tüübid on olemas, siis miks seda tehakse? Ütleme, et on erinevad nagu klassid, ütleme, et on erinevad valgustusraie nagu astmed, eks me võime teha esimese valgustusraie, mida me täna siin näeme, ja on olemas ka nagu järgnevad klassid mõningate aastate pärast, kui tekib vajadus, olenevalt siis liigist või kasukohast. Seda me näeme siin kõrval olevas puistus ja ütleme, need nagu oleks kaks peamist nagu klassi. Ja metsaomanikult tasub see hooldusraie ikkagi ette võtta, sest et selle poolt on ette nähtud ka siis toetused. Jaa, selleks on välja pandud riiklikud toetused. Neid saab taotleda Erametsakeskusest. Sellise raie puhul nagu valgustusraie täna on toetusmääraks 150–160 eurot hektar. See on täiesti arvestatav summa. Ja toetus saab taotleda metsale, mis on vanuses kuni 30 aastat nagu taotluspäeval. Ja toetustaotluse ära tehes võid töid hakata tegema. Tööd on teostatud, tehakse kontroll ja sealt tuleb ka toetus sellele, et töö iseenesest on küll kulukas, toetus katab sellest küll võib-olla 20%, aga ikkagi toetatav. Et see hooldusraie on siis võib öelda investeering tulevikku, et saada siis lõpuks see mets, mis tegelikult on, mida omanik soovib ja mis oleks kas võimalikult tulus. Absoluutselt, seda ta nagu ongi otsesemas mõttes, et see investeering tasub ja tuleks ära teha igal inimesel, kes vähekenegi oma metsast nagu hoolib ja plaanib sellega nagu majandada. Et kui seda nagu ei tee, siis ta ongi selline, et ta kasvab küll, aga mis tast lõpuks saab. Jarro, kus me praegu viibimine, milline nägi see sama koht välja näiteks aasta aega tagasi? Aasta aega tagasi oli see sama noorendik meil niivõrd tihe, et sellises tempos me siin jalutada poleks saanud. Et siin oli circa 30–40 000 tüve hektarile ja see oli äärmiselt tihe eraldis. Sügisel sai see töö käsile võetud, sai siis ala korralikult üle vaadatud, mis kus kasvab, meestele korralik koolitus ja ülevaade asjast tehtud, et nad nagu oleksid sellega kursis. Ja võtsime siis kased kuuskede vahelt välja, kuna kuuski oli niivõrd palju. Teise pool serva peal harvendasime ja valgustasime kased välja. Alt tuleb samamoodi palju kuuske ja sellisena me selle töö siin ära tegime. Kogu selle asja tegelik võlu, mis selle kulu teistpidi nagu maha lükkab, on tegelikult see, et see lank on raiutud lagedaks circa 10–12 aastat tagasi. Ja see kõik on tulnud siia loodusliku uuendusega, kõik see kask, kuusk, siin mõningaid mände servade peal, kõik on tulnud looduslikult, ehk siin omaniku esimene väljaminek ja kulutus peale lageraiet oli siin see samane valgustusraie täna. Ja vaadates seda pilti, mis ta siit sai, mis siia veel tulevikuvaatega tuleb, 20–30 aasta pärast, see on tegelikult äärmiselt korralik ja majanduslikult tulus mets. Kui altid on Eesti metsaomanikus seda teekond ette võtma? Kas äkki osad ei teagi, et selline toetus olemas on? Just täpselt teadlikkuse pool, mis on veidi probleemiks. Ja samas see teadlikkus äärmiselt tõuseb iga aastaga ise näeme, et ühistu kaudu tullakse järjest rohkem sellise metsakasvatuslike küsimustega nõu ja jõu otsima.
kui ta täna hooldusraiet ära ei tee, ootab seal ütleme 30-40 aastat ja soovib raiuda ja siis selgub tõsiasi, et seal ütleme on äärmiselt palju vähe kvaliteedilist puitu, on surnud puitu, on lamapuitu. Täna hooldusraie, valgustusraie nii-öelda võtme all me kujundame sellest metsast, ütleme täna siin oleme kujundanud põhimõtteliselt gaasiku, kuusiku, kus on nii-öelda ikkagi 40 aasta pärast harvendusraie juba kindlasti omanikule tulu ja kindlasti seda asja tasub ette võtta ja ära teha. No nüüd peaks küll vist igal metsaomanikul selge olema, et hooldusraie on tema metsale igati kasulik ja samas ka pikemas perspektiivis rahakotile ju väga tulus investeering. Nii et kui sa ei ole veel hooldusraie peale mõelnud, siis loodetavasti nüüd sa seda juba teed.